887 654 321 stopp! Pilditus taevas tähtede kett, kosmosesse stab me kanderakett. Kui kannab start rinnus pakitseb õud, meist vabaneb maa külge tõmbejõud. Väikese kired skafandril maha jäid atmosfäärmandrid, tundmatus kauguses rohetas emake maa. Kummastab kraatrites kuubin, kosmoses on odamas mind. Koduplaneedile niipea veel naasta ei saa. Mustas tühjuses kui pärmikee, helendav trass on linnutee. Karmik maastik ja kraatrites suud, nii kaunis, nii kohutav näib mulle kuud. Illuminatorist tähed, liueldes kuu peale lähen. Kuupinnal kõndides kerged mu jalad ja käed. Lukid raketil ma sulgen, kivisel kuupinnal kulgen. Koduplaneedi võib-olla mu silmad ei näe. Tervitus kõigile! Tänasest hakkame jälle vaatama malevideosid ja kõigepealt Päikesekiired skafandril, kuulame loo lõpuni. Atmosfäärmandrid, tundmatus kauguses rohetas emake maa. Kummasta kraatrites kuubind, kosmoses on ootamas mind. Koduplaneedile niipea veel naasta ei saa. Illuminatorist tähed, liueldes kuu peale lähen. Kuupinnal kõndides kerged mu jalad ja käed. Lukid raketil ma sulgen, kivisel kuupinnal kulgen. Koduplaneedi võib-olla mu silmad ei näe. Ei näe, ei näe, ei näe. Need, kes ei usu elu olemasolusse Marsil. Jah, need, kes ei usu elu olemasolusse Marsile, need hakkavad koos minuga praegu vaatama malet. Mina olen Ülar Lauk ja räägin teile siis alustuseks Ilmar Raua mälestusturniirist, mis oli lõppes hiljaaegu 12. juulil Viljandis. Ja nagu näete, siin on ees meie tabel, võitja, ülekaalukas võitja, lätlane Artur Sneiksans, kes on pärit Valgast või Valkast ja läks elama Riiga. Näete, tema tulemused, ta on alustuseks 5 võitu ja siis on ta teinud ka 3 viiki, et need 3 viiki kõik olid üsna kiired. Nii et kõik mängud, mis ta mängis, nendes õnnestus tal ilusti saada võit kirja. Nii et väga tubli saavutus. Nationsil on oma kanal selles, mis ta nüüd ongi, Twitchis. Ja seal ta kindlasti ka oma partiisid kommenteeris, et ma ei ole neid küll vaadanud, aga ta on seal päris sage striimi tegija ja tema striimid, ma loodan, et on huvitavad. Niisiis. Alustame siis ja teistest meestest siis teise koha sai Toomas Laurušas, Leedu noor, ütleme veel 24-aastane mängija, et tema kaotas ühe partii Nikita Meškovsile, aga hiljem siis õnnestus tal suurest grupist nagu
teiseks tõusta ja Kaido külaots, nagu näete, on tal alustuseks 3 võitu, siis 5 viiki, paar kiirviiki nende hulgas, aga ka väga võitluslikke viike ja tänu viimases voorus saadud võidu üle Olav Sepa üle õnnestus tal siis saavutada 3. koht. Ja kõige kõrgema reitinguga mees Nikita Meškovs 3. ja 4. koha jagamisel jäi 4. kohale. Andrei Šiškov, Eesti rahvusvaheline meister Tallinnast, sai ka väga hea tulemuse. Jah, lõpus on tal siin viigid ja kaotus Snake Chance'ile, aga enne seda ta sihtis võib-olla ka kõrgemaid kohti. Nii, ja aga põhiline on siiski turniiri juures selle partiid ja alustame nende vaatamist kohe esimesest voorust. Nii, vaatame. Nii, esimene voor. Nikita Meškovsil on vastaseks Tallinna noor Dion Grivenko. Ja Meškovs mängib siukest omapärast varianti nagu B4. Okei. Võib mängida A5 ja valge vastas sellele B5. Nii, mustad C5 ja valge võttis selle maha. No kui must oleks tahtnud siin oma tsentrit hoida, siis oleks võinud ka võtta etturiga, aga ratsulööp C6 on tegelikult siin hea käik, et mustad haaravad siin liputiival tegelikult initsiatiivi ja oleks võinud siin saada päris head võimalused. Valge A3, muda F5, B6, et siin vääris kindlasti tähelepanu selline käik nagu ratsu A5, et blokeerida siin valgete mängu. Ja kui valge käib näiteks C4, siis löömise järel must ratsu tuleb B3-le, mis valgele ilmselt ei ole kõige mõnusam. Nii et selle järel võib öelda, et mustal on kindlasti avangust hea seis. Lipp B6 nii hea ei olnud. Vanker B1, vanker C8 ja ratsu H4. Jah, musta valik oli siin see ära anda, et ta oleks võinud kindlasti taganeda. Et siin on mustal täiesti korralik seis. Et valgel on siin küll surve siin mööda B-liini, et on ta põhimõtteliselt on nagu positsioonis, et peaks nagu kõik hästi olema. Aga musta vigurite aktiivsus siin tegelikult peaks olema heaks vastu võimaluste loojaks, et siin ma ei teagi, ütleme C5 kõige loomulikum käik, must käib vanker B8 ja kui valge seda blokeerib, siis must ajab selle vankri siit lihtsalt minema ja pärast B7, B6 mustal ei ole vähimaidki raskusi ja must on liputiival haaranud ruumi ja see tähendab, et mustal on natuke paremad šansid. Aga pärast ratsu A5 nüüd siis
valge tegi väga peene otsuse oda C3 ja lõi selle ratsu odaga maha. No põhimõtteliselt jah, see oda oli siin valgel üsna kõige viletsam nupp, ütleme, et omade etturite taga kinni, aga siiski tavaliselt oda niisama kergesti ära ei vahetata, aga siin see tõi valgele kohe väga hea seisu, nii et pärast seda, kui siin valge on käinud nüüd ära C2, C4, nüüd on valgel siis ikka selge ülekaal, mustal on nõrkused majas, et B7 hakkab siin nõrgaks jääma, aga must peab jälgima ka neid ettureid, et siin midagi ei juhtuks. Nii, ja musta vastus E7, E5 on ootamatus kindlasti. Et mina ausalt öeldes sellist käiku partii ajal küll ei oleks mõelnud, et pärast seda on musta need etturid siin ikkagi üsnagi nõrgad, aga jah, no siin on valgetel võimalus näiteks ohverdada kvaliteet. Ahaa, selle peale on mustal siiski lipp C5. Et must saab siin vastumängu, aga vahepeal tundus juba, et valge ohverdab kvaliteedi ja pärast korjab siin kuningatiivalt F5 etturi ära ja hakkab pärast seda mustale lihtsalt jõuga seal kaela tulema oda lipuvankri ratsuga. Nii, aga okei, ei see suurmeistri käidud käiku ma siin kritiseerima ei hakka, see on hea käik. Nii. Ja vanker B5. Et kui keegi siin vaatab, et lahkvarvi odad ja teeme siin tänu sellele viigi ära, siis tegelikult need lahkvarvi odad on mustale siin üsnagi kahjulikud tänu sellele, et kõik need etturid on siin valge oda. Valge oda saab rünnata neid ettureid siin kõiki ja musta nende kaitsmisega on kaunikasti raske. Et valge üks ettur siin, et see annab siin valgele üksnes ilusad nagu väljad B5 ja D5, kuhu valge oma vigureid saab siin panna ja selline seis on siin valgele selgelt parem. Nüüd D1, valge siin juba võtab siin musta etturid sihikule, ähvardab lipp D5 ja vanker D6 ei saa käia, sest et A4 ettur jääb ette. Ja musta käigule vanker D8, järgnes taktikaline löök vankerile B5 ja valge saigi oma punkti kätte, sest et nüüd must jääb vähem viguriga. Et suurmeister mängis siin meie noore mängija päris kenasti üle, et on Krivenkole hea õppetund. Nii, ja vaatame ka järgmise partii, kuidas võitis Artur Snakechance. See oli ka omaette triller. Nii, valge käib selline käigu nagu ratsu C3. Ja siin on siis valge plaan on lihtne, oda G5 ja E2, E4. Et vastavalt vajadusele kas võtab selle F6 maha või ei võta, aga igal juhul viib läbi E2, E4 ja pärast seda siis on valgel igati hea seis, lihtne mängida. Nii, ja kuidas selle vastu siis võidelda? Snakechance leidis siin, ma nüüd ei tea, kas ta teadis seda või leidis selle partii ajal, aga Snakechance'i plaan on hea. Ja oda G5 peal oda B4. Et
takistab valgel E4 läbiviimist. No mis seal ikka, valge arendab ikka lootusega E3, E4 läbi viia, aga nüüd on olukord selline, H6, odaga taganemine ausalt öeldes midagi head nagu ei tähenda, sest et see oda jääb siia üsna kehvasti seisma, nii siis tuleb see ära vahetada. Kas nüüd siis valgel oli võimalik E3 ja 4 läbi viia? Äkki tõesti, proovida ära, teha see käik ära. Arvut ütleb, et must teeb siukese käigu. Et just kui nõrgestab siin nüüd E5 välja, aga tegelikult paistab, et kõik on tal siin nüüd ilusti kontrolli all, et E5-le valgel midagi viia ei õnnestu ja mustad varem või hiljem viivad siin E6 ja 5-ga läbi, kui nad seda tahavad. No võib-olla isegi ei taha, et siin vangerdus oda D6, et mustade plaanid on umbes sellised, et siin oda D7 ja siin on ka siuksed käigud nagu G5, et vankert tulevad niimoodi. Et see juures, must oda ilmselt siis taganeb varem või hiljem ka D6-le ja väli 5 on ilusti kontrolli all. Ja samal ajal kui valge, kui ta tahtis käia ratsuga E4-le, siis seda ei lase, must ei lase. Aga ikkagi siin, ma ei tea, ega valgel ka kehva ei tohiks olla. Mängime rahulikult ja umbes sedasi. Et valgel siin midagi kehvasti ei ole, et on mänguseis, mustad on siin ära võrdsustanud ja ilmselt üritavad ka initsiatiivi haarata, aga no midagi peljata siin ei ole. Niisiis valge põhimõtteliselt sai E4 sai käia, aga see tegelikult ei anna midagi. Niisiis valge lipp E2 on loogiline käik ja must käis kohe E6, E5. Löök. Oda C4 valge proovib musta kuninga olukorda kasutada, et see ei ole vangerdanud. Siin minu arvuti väga optimistlikult pakkus isegi pikka vangerdust, aga see vist on siiski natukene liiast. Oda B3, no selleks käiguks ei ole praegu nagu kohe vajadust, milleks teha siuke käik. Teeme ikka vangerduse. Oda B3, et kui must käib C6, valge A4, jah, no siin peab muidugi mõtlema, kas A4 on mõttekas, lihtsalt vanker D1. Siis kui must seda oda siin ründama tuleb, et no küll siis on aega taganeda ka, et kohe oda B3 äkki ei tasu käia. Nii, aga valgel oli oma idee, lipp C4, ajada must oda minema, et must ei lööks C3-le, teeks valgele kaksiksettureid. Nii, nüüd lipu vahetus. Nii, oda C4 tagasi. Et no põhimõtteliselt, kui nüüd hakata siin avangust väikesi kokkuvõtteid tegema, no must ei ole veel oma arengut lõpetanud, valge ka
päriselt. Aga siiski must on saanud kaksikkodad ja mustal on ruumiline ülekaal ka. Ruumiline ülekaal kuningatiival. Ja selleks, et valge siin mingisuguste G4-dega seda kuidagi siin lõhkuma ei hakkaks või siis nii nagu partiis juhtus, valge oda läks H5-le, siis minu esimene mõte siin kohe oleks H4 või H5 mängida. Ideega, kui valge laseb, siis ka H4 mängida. H4 ja võib-olla H3, kui vastane laseb. Valge on kõige targem siia vastu käia ja nüüd siis ajame minema ja odata 7, arendame, viime arengu lõpule. Mustal on siin ruumiline ülekaal, kaksikkodad. Et selline väike, aga üsna meeldiv paremus. Et valgel võib siin oma laagris hakata kitsaks minema. Et valge peab siin kuidagi, ei tea, mida tegema. F2, F3 ei tahaks ka käia, siis nõrgeneb nõrgeneb siis ettur E3-l. Nii, okei. Must käis B5. Nüüd ka B4. Sükne asi. Näeb juba natukene arusaamatum välja. Nojah, C6 ettur on ees iseenesest. Võib-olla oleks olnud mõttekam niimoodi, aga nüüd on mustal F5 ettur siin rünnaku all. Et küsimus, kuidas olla, mida teha. Vanker F8 kaitseb seda kaudselt ära. Et valged ei ole nüüd võimalik F5-le võtta, sest et must võtab C3-le odaga pärast ja võtab F5 figuri. Aga H4 ja mängime. B4, oda H5 tuld. Nii, ratsu E2. Ratsu A4, see on nüüd musta plaani osa, et must siin ründab valge liputiiba, väga agressiivselt. Ja valge käis ratsu F4. Et arvutile siin on asjad juba peaaegu et selged. Ütleb, et pärast C5, ratsu G6 tuli ratsu C6. Et on lugu umbes selline, et tuleb igavene tuli. Näiteks paneme siit tule ja kui must teeb siukse käigu nagu kuningas H7, siis on ilumatt odaga, oda ja ratsuga see ilumatt, nii et peab mängima siia, valge paneb uuesti tuld, ma ei tea, mis siis saab, kas mustal on siin võimalik mängida kuidagi võidu peale. Ilmselt kuningas F7 annab vankri ära ja siis vaatab, mis edasi saab. Arvuti ütleb, et niimoodi on võimalik mängida. Aga Neixans teeb siin tegelikult väga hea käigu. Kuningas H7 annab kohe kvaliteedi ära. Ja mis meil siin on? Mustal on, valged on väga raske siin liputiiva ettureid kaitsta. Üsna selge, et must võtab siin see B2 võtab ikkagi ära kohe. Valge tegi vangerduse ja must võttis nüüd etturi tagasi. Vanker D1, oda B5. Et mustal on kaksikkodad ja üks ettur, kvaliteedi eest juba täiesti okei, materjali poolest täiesti okei ja valged vankrid ei ole siin ka teab, mis aktiivsed, mustad kaksikkodad kontrollivad siin olukorda päris hästi, aga sellegi poolest musta see peamine nõrkus, ettur F5, mille ta oleks pidanud siis juba ammu avangus ära likvideerima. Et vajadusel siin G6, et niimoodi ära kaitsta omad etturid. Et see annab siin
ikkagi kõvasti tunda ja arvuti siin loeb variante, loeb ja ütleb, et ei ole siin mustal paremust. Okei, me ei hakka neid kõiki siin uurima, neid on palju. Partiis võttis must ära, must ratsu tulid C3-le, et üli kõva ratsu, ründab siin kõiki jätturit, vankrit, kaitsepeenid jätturit. Et siin valgel analüüsisin siin sellist käiku nagu vanker F1, et selle peale must peab oma, võib-olla peab, võib-olla ei pea, aga üldiselt vist annab siiski oma selle uhke ratsu ära ja selline lõppmäng tundub alguses, et must võtab siin A2 jätturi ära ja võidab, aga valgel on siin selline vastus olemas. Nii et valge saab siin selle A7 jätturi saab ilusti, paistab, et tagasi võtta. Aha, mustal on siin omakorda selline mäng, ähvardus B3. Nii, C4, F3 peab kaitsma oma oda. Mustal kiiret ei ole B3-ga, nii, käib ära. Et lõpuks võib tulla näiteks selline seis. Vaatame, kas must igal juhul jah, must võidu peale mängib siin must, üritajaks pooleks on must, aga valge äkki ikkagi teeb siin selle viigi ära. Ma ei tea. Ütleme siia. Väga ei tahaks valgetega sellist seisu mängida. Aga noh, siin jah, mustadega võib-olla kusagil on mingisuguseid kavalamaid käike isegi olemas, kuskil H5 mängida. Igal juhul jah, fakt on see, et must mängib siin, võidu peale mängib siin must. Et võimas vaba jättur ja oda, mis siin domineerib. Ja kui valge kuningas kaugele liputiival ära läheb seda jätturit võtma, siis must kuningas on äkki valge laagris siin juba neid jättureid õgimas. Nii, okei, ma vaatasin sellise variandi, no ei tea, kas valge pääseb siin ära või mitte. Arvuti siin loeb ühte asja, mina mõtlen, et tegelikult see asi ei ole ilmselt nii sama lihtne. Partii lõppes kahjuks natukene lihtsamini. Pärast ratsu B3 must võttis. Nüüd jäi mustale ratsu C3-le jäi ellu, mis on talle siin ilmselt üks paremaid nuppe laua peal. Ja nüüd siis viimane käik. Valge sai niimoodi kahvli. No see lõppseis siin, ega ta siin valgele kuigi mõnus ei ole, aga kes teab, visakaitsega. Võib-olla siin hea mängija visakaitsega
teeks isegi viigi, aga no siin jah, kahjuks suurmeister mustadega tõenäoliselt sellise seisu realiseerib siiski ära. Nii, järgmine partii on siin päris hea. Kaido Külaotsa vastaseks on Venemaa kodakondsusega Dmitri Bondarenko, kes minu teada elab kuskil Eestis, Tallinnas ilmselt. Otsustas mängida ratsu G8. No põhimõtteliselt jah, ma ei teagi, ratsu E4 või ratsu D7 või kõik need käigud tõenäoliselt on olemas. Vaatame, mis meil siin. Nii, ratsu D7 peale. On siin E6 etturi ohver küll, aga paistab, et sellega siiski kiirustada ei maksa. Vaatame, mis asja. Nii, ratsu C3, ratsu F6. Mis käik on nüüd see ratsu F6? Aga omapärane käik tegelikult, kui nii võtta. Nii. Okei, must ratsu G8 tagasi. Paistab, et väga palju ta siin mõelnud ei ole, mingi 20 sekundiga käigud ära teinud. Nii, valge H3. No ilmselt plaan on siis selline, et musta oda ei saaks välja tulla, et kui valge käiks ratsu F3, et siis oda G4. Et ei ole mõtet musta oda niimoodi välja lubada. Siis valge alustuseks H3. Ja kui must käiks siin oda F5, siis ma ei tea, miks mitte G4. Siin on tüüpiline käik. Et siin võib E6 ka käia, aga ma ei tea, ma käiksin niimoodi. Et siin on siis sellised ähvardused. Niisiis mustal ei jää muud üle kui E6 mängida. Nii, aga nüüd must sai oma selle valgeväljalise oda ära vahetatud. Nii, pakub lipuvahetust ka. Ja valge etturi kett avaneb kuninga tiivale, et tänu nendele etturitele valged on ikkagi plaanis rünnata kuninga tiival ja kui kuninga tiival rünnakuks läheb, siis kulub valge lipp ära, seepärast valge lippe loomulikult ei vaheta. Lipp D1. Tagasi ratsu E7, ratsu F4. No, et Prantsuse kaitses on ka taolised seisud olemas, et see meenutabki siin Prantsuse kaitset, kus on ka mustal võimalik see valgeväljaline oda niimoodi ära vahetada, kuidagi oda D7, oda B5, mingid sellised manöövrid. Aga see ei ole veel nagu kõik, sest et valgel on rünnakuvõimalused siin rünnakuplaanid sellised, et ratsu F4, et see ratsu võimaluse korral läheb ka H5-le, et siis takistab mustal G7, G6 käiku ja H7, H5 käiku. Et seal ta võib siin mustale üsna ebamugav olla. Aga pärast G7, G6 siin hakkavad juba mustad väljad, hakkavad juba nõrgaks jääma natukene ja valge saab oma ratsusid siia sättida. No siin valge alustas nüüd sellise käiguga nagu G2, G4, et ei lase musta ratsut F5-le.
C5, C3 hoiab loomulikult tsentrit. Ja nüüd ratsu G5. Mis siis toimub? Võib-olla must oleks peanud siin kuidagi teisiti mängima, aga mida teisiti? Valge ähvardab siin lipp F3. Ega vist suurt muud üle ei jää kui H6. Ja valge plaan oli siis viguri ohver. Nii, no valge siin kohe mustale matti ei pane. Aga etturid marsivad siin mööda või tsentris nüüd nii kõvasti edasi, et need kaks tsentri etturit viguri vastu on kindlasti iseenesest juba väga hea kompensatsioon. Et ma siin analüüsisin seda seisu ja vaatasin näiteks selliseid variante, et must kui avaksin, prooviksin ikkagi endale natukene liine avada vankritele ja käia vanker G8 just selle vastu, et kui valge F5 käib, et siis avaneb siin G-liin. Et valge peab kuningaga G-liinit ära minema ja nüüd võib must üritada sellise käiguga H5. Mis siin siis saab? Et noh, loomulikult valgetel H5-le võtta ei tasu, must ratsu tuleb F5-le. Panem siin arvuti ka ütlema, mis tema sellest asjast arvab. Arvuti arvab nüüd, et mustal on tänu sellele nüüd paremus, et ratsu sellise F5 välja sai. Aga noh, loomulikult valget on parem käia F5. Oletame, et must lööb. Ja siin valgetel kõige parem F6. Ähvardab ühekäigune matt, ähvardab F7 matt. Et juhul, kui must ei märka, teeb mingi suvalise käigu. Nii, ja nüüd valge jätkab oma pealetungi käiguga oda F4. Et ma siin leidsin ühe üsna naljaka variandi, et mis siis, kui valge oleks näiteks mänginud F7 tuld. Et sedamoodi. No must võib siin selle tule panemata ka jätta, vahet ei olnud. Siin lööb. Vanker G8 tuld. Ja vanker H8 tuld. Ja on laual viik. Et kui must mängib niimoodi võidu peale, siis saab ta seda isegi teha, ta saab mängida. Et siin musta kuninga taganemise järel jääb mustal ratsul D7 ette, nii siis ta peab siin mingi viguri andma ära ja oda C5 paistab, et on kõige parem. Väga terava seisuga. Et ma isegi ei oska esimese hooga öelda, kummaga ma siin eelistaks mängida, võib-olla isegi mustadega. Et musta kuninga ümber siiski mingisugune etturite kaitsevöönd on olemas, et mingisugune majakene sellel kuningal ümber. Aga valge kuningas on täiesti etturite kaitseta. Aga oda F4 on parem. Nii, ja siin ma siis analüüsisin käiku B5. Arvuti soovitab ka seda kõige paremana. Valge taganeb ratsuga G5, ähvardab F7. Ähvardab etturiga kahvlit panna, seetõttu siia. Valge võib võtta etturi. Nii. Siin on ka igasuguseid käike, arvuti pakub ratsu F3, pakkus alguses, nüüd pakub üldse F7 tuld,
vanker C1. Suuremad segadused, aga kõik lõpeb valgele hästi, sest et siin ta saab panna vahetule ja korjata nüüd musta vankri ära. Et siin veel analüüs viis mind sellisesse seisu. No, see kõik ei pea olema sugugi kohustuslik, siin võib leida kindlasti palju huvitavaid muid käike. Nii, nüüd must peab selle etturi siin kinni, aga valge vanker siirdub nüüd saagijahile ja võtab sealt liputiivalt uue etturi ära, nii et siin musta 2 ratsut ilmselt ei suuda oma etturide palju tuge pakkuda, et valge ettur F7 siin on elus ja jääbki ellu, seda ära võtta mustad on üsna raske. Ja kui seda siin korda läheks, siis valge tekivad juba uued vabaetturid. Nii et valge ülekaal siin on arvuti hinnangul üsna kindel. Et valge jah, kuningatiival 2 vabaetturit, liputiivale tuleb ka. Valge kuningas siin võitleb edukalt musta selle D-etturiga, et peab seda kinni. Ja enne võis siin tekkida küsimus, et kui must pani siin tule, et miks valge käis kuningaga F1-le, et põhimõtteliselt siin vahet ei ole, seda etturit kinni püüda on kõige mõttekam sellisest kohast, kus musta ratsul ei oleks tulesid. Näiteks kui ta tuleb siia, siis tekib siin musta ratsule kohe tule võimalus ja pärast siis võtab kahvliga etturi ära mõnes variandis. Et niimoodi võib-olla siis ei olnud valgel mõtet, et näiteks siia võtame ära, tuli. Valge kuningas peab nagunii siin seisma. Okei, no tõenäoliselt on see siiski valgele võidetud, 3 vaba etturit siin 2 tiival ja ratsudega on alati nende ääreetturitega võitlemine raske. Et kui on ääreettur, siis ratsul on kõige suurem probleem. Nii, partiis. Must nii hästi ei mänginud, kui siin arvuti pakub. Ja FGF selle löögi järel nüüd on juba siin päris kõvad ähvardused või päris kõva ähvardus. No siin kuningas eelistab käiku kuningas H1, aga tegelikult kui ta natuke järel mõtleb, siis see vahe enam ei ole nii suur. Et kuningas H2 on praktiliselt ikkagi sama. Et miks ta seda eelistab? No ilmselt siin H2-l mingisugused tuled mingites variantides on võimalikud. Aga Kaido lahendab selle asja üsna ilusti ära. Käik vanker F2, sihukese käigule. Et kuigi arvuti siin leiab igasuguseid nii-öelda kõvemaid käike, siin vanker G1, lipp F3, mingid selliseid käike, aga ma ütleks, et lipp vanker F2 on väga hea käik. Et valge plaan on lihtne, oda E3, lipp H5 ja siis teine vanker G1-le ja siis see vanker siin ühtlasi hoiab siin teist rida kontrolli all ja mööda F-liini. Et see vanker on siin F2-l väga äärmiselt kasulik nupp. Et põhimõtteliselt niimoodi asjad siin läksidki.
no lipp C8, jah, vahet ei ole, tegelikult valged on võiduseis ja vanker G1. No nüüd võib siin ilmselt eesriide juba ette ära tõmmata, et mustale juba hingepalvet lugeda. Nii. Partiis tehti siin veel sellised käigud. Valge võttis kõik, mis võtta anti ja kõige lõpuks lööb kõik musta figurid maha ja 2 enam etturiga etturi lõppmängus must siis enam siin väga vastu on ei pannud. Nii, mis meil edasi on? Nii, siin oli Nikita Rõtšakov mängis Toomas Laurušasega tegelikult päris huvitava partii. Et mis must siin püüab siin valget nagu eksitada mingisuguste selliste nii-öelda positsiooniliste plaanidega, et kõik etturid siin pani valgete peale umbes mingi saehamba avangu taolist. Kui keegi veel mäletab sellist Eesti tarka mõttehiiglast nagu Hardi Tiidus, siis Hardi Tiidus mängis valgetega saehamba avangut, et kõigepealt siis pani etturid seisma umbes et D3, F3, H3, B3 ja siis hakkas edasi mängima. Aga loomulikult jah, niimoodi tõsist malet muidugi mängida ei saa. Aga siin siis valge sai hea seisu, nüüd see meenutab tegelikult Kaido küla otsa mängu. Et valge samamoodi, valge etturi kett samamoodi liputiival on mustade peal ja avaneb kuningatiivale, nii et valge peaks kuningatiival ründamisele mõtlema. Ratsuke 3, ütles, et jah, nii nagu Kaido mängis ratsu F4, et võib-olla on parem mõte, et ka ratsuga, ma ei tea, siin võib ratsuga äkki võtta isegi. Okei, käis ratsu G3, valged on siin oma plaan, valge tahab F-etturiga edasi liikuda. Ratsu E1, must tuleb liputiival peale, valge liigub. BC, B8, F5, G6 ja siin tegelikult minul tekkis küsimus, et miks valge ei mängi F6, et oleks siin või siis järgmisel käigul saanud mängida F6 ja käime siin A4 ka, et must ei saaks siin A5, A4, ratsu A5, ratsu B3 mängida. Ja nüüd ütelge, kuidas viisi see vanker siit mängu võiks tulla. Ta väga nagu ei tule. Ja see tähendab seda, et valgetele on siin nüüd liputiival mängimiseks enam vanker. Et äkki õnnestub valgel see asi ära kasutada. Et siin lihtsalt nupud ilusti hakkavad siin vaikselt tulema. Et ses mõttes Laurušase plaan siin ma nüüd natukene kahtlen, kas oli talle kokkuvõttes hea. Must võib muidugi üritada mingite selliste käikudega. Valge võib siin isegi lüüa tegelikult, et ei ole ka paha mõte, et siin üldse G-liini kasutada ratsuga G5-le minna, siin maha lüüa, ratsuga G5-le minna ja kuningatiival rünnata. Aga jah, niimoodi ka. Et kui must ei taha lasta siin ennast täiesti
vankrit täiesti patti panna, siis ta võib umbes niimoodi mängida, aga no ikkagi, vankrid on ainult üks väli H5-l. No mida ta seal ikka väga teeb, et siin valge oda E3-l, et on väga hea siuke tsementeeriv nupp, mis kaitseb siin kõik tähtsad etturid ära ja must oda samal ajal, valged etturid on ta lihtsalt kõik käigud siin ära võtnud. No, ma ei tea, minu meelest ei saa mustadega niimoodi mängida. Et siin koputame selle vankri minema ja siis me saame võib-olla üldse sinna G6-le siis ohverdada vankr siia. No ma ei tea. Minu meelest Rõtšakov jättis siin suurepärase võimaluse kasutamata. Et lihtne käik, ma ei leia siin mingisugust probleemi, mis siin oleks võinud takistada. Aga valgete mäng siis lipp F2 tahab mööda F-liini matti panna, aga seda matti ei tule. Siin must kuningas saab D7 ära ja asi vask, et siin oleks samamoodi ikkagi F6, A4, et must ratsu A4-le ei saaks tulla või ettur A4-le. Et valge võtab siin natukene ruumi ja pärastpoole siis jällegi sätib oma vankrid B-liinile ja vahetab vankrid välja, kui must vahetab ja musta vanker H8 on nupp jah, mis ei mängi ja ei tulegi mängu. Ma ei oska öelda, mis mustadega siin siis teha tuleks. Kuidagi vigur ohverdada paari etturi eest. Ma ei tea, vähe. Ei tule siit midagi head. Aga partiis kahjuks ja Rõtšakov laskis selle võimaluse tuulde. Nüüd siis mustad vigurid tulevad siia, kuhu valge ei oleks neid tohtinud mingil juhul lasta. Ratsu A4, vanker B3 ja nüüd hoopis püütakse valge oda H6 kinni. Must lipp tuleb G6-le ja võtab selle lihtsalt ära, et siin valge, kui seda hakkaks kaitsma, siis igal juhul kaotaks ta siin materjali. Valge üritab siin veel mingisugust vastumängu saavutada, aga must võtab siin asju üsna külmalt, et siin oli mustal palju paremaid käike, mis kiiremini võitsid, aga Laurušas siin mängib eelkõige kindla peale, et valgetega valgel mingisugusest šanssi ei tekiks ja ei tekigi, et mängib siin kindla peale, realiseerib oma enam materjali kiirelt punktiks ära. Nii et tuli selline võit, aga mul on jah küsimus, et mis seis see siis ikkagi oleks? Kas on must strateegiliselt läbi või ei ole? Minu arvates on läbi. Mustadega siukest seisu mängida ei ole nagu reaalne. Et igatepidi siin läheb asi kehvaks. Et vanker B3, okei. Siia. Mis siin veel võiks teha siia? Nii, kas meil on siin nüüd E5 on praegu hetkel ees, aga sest arvat ütleb, et probleemi ei ole, kaitseme oda siit ära ja kõik on kontrolli all. Arvuti siin rohkem pretensioone ei ole. Oda A3. Kas oli mustal vahepeal võimalik mängida? Oda A3. Ratsu B4. Siin siiski on võimalusi, jah.
Nii, et valgega peab siiski natukene mõtlema, et sellised võimalused ära võtta. Nii, ja arvuti pakkumine siin on näiteks lipp C1. Et kõigepealt kaitseme siin omad ära. Ja nüüd siis trikid on olemas siin siiski. Okei. Must siin noatera peal elas siin praegu isegi üle. Aga valge poolel on, paremus on siiski valge poolel sellele vaatamata, et mustal õnnestus siin oda mingi nipiga siin arendada. No okei, no. Võimalik, et valge siis peab alustama näiteks mingist sellisest käigust. B3 ja must siis peab ohverdama kvaliteedi. Noh, mis ei ole, mis on tegelikult täiesti hea ohver. Okei, nii, ratsu B3. Ja kui ma siia käisin, siis oli ratsu B4. Ja. No ma ei tea, kõigele vaatamata. Ikkagi ma usun, et valgetel peaks olema siin head šansid mustale siin ikkagi külma teha. Et siin näiteks oda A3 arendada väga välja ei tule, sest valge käib lipp A2 ja kui must selle maha lööb, siis vakra A2 järel peab must taganema ja odaga F8 ja sinna need mustad vigurid jäävadki. Aga okei, hea küll. Mis meil edasi on? Aha, järgmine partii. Jällegi noortele päris hea õppetund. Nii. Must mängib lipu Indiat ja valge mängib A2, A3. Petrosjani idee, kunagine maailmameister aastatel 1963, kui ta võitis Mihhail Botvinnikut kuni aastani 1969, mil ta kaotas Boris Spasskile. Et vahepeal aastal 1966 ta võitis Spasskit. Et ühe korra Spasski kaotas talle, aga pärast pole võitis, sai 3 aastaks maailmameistri tiitli oma kätte ja siis tuli Bobby Fischer ja võitis Spasskit Reykjaviki matšil. Niisiis Petrosjan leiutas siis sellise käigu nagu A2, A3 ja idee siis seisneb selles, mida me selles partiis võimegi näha. Et must siin mängis, nii nagu seda avangut ei tohi mängida. Et siin on mustal 2 võimalust, kas
mängida oda B7 või oda A6. Oda A6 idee on siis selles, et kutsub välja valgete käigu kas siis lipp C2 või siis ratsu D2, et igal juhul must läheb odaga B7 tagasi ja valgetel enam ei ole sellist käiku nagu D4, D5. Et valgete plaan on siin D4, D5 läbi viia ja selles partiis must laseb seda teha, nii et oda B7 peale ratsud C3. Siin must peab käima ise D7, D5, et siin teist varianti väga ei ole. Et valge võtab ja siis must, ütleme niimoodi, et inimkond jaotub nüüd 2, et kas võtta ratsuga D5-le, anda siin valgele natuke tsentris ülekaalu, aga selle eest oda B7 jääb ilusti avatuks või siis võtta etturiga, et must tsentris järele ei anna, aga oda B7 niivõrd hea ei ole. Aga okei, nii, partiis oda E7, see käik on siis küsimärgiga, sest valge vastab D4, D5. Ja nüüd musta oda B7 oda B7 muudetakse nüüd hästi lolliks nupuks, et ta ei tule mängu. Et ma nägin veel ühte partiid, kus oli Margaret Olde sattus samasugusesse olukorda, et vastane D4, D5-ga sai siis selge paremuse. Et Margaret seal sai isegi päris korralikult ajas pikemat aega vastu. Et seal ei teinud valge elu üldse lihtsaks, aga lõpuks ta vist siiski kaotas kohe. Aga kohe näeme, et võib-olla järgmiste partiide hulgas. Niisiis, vangerdus E2, E4, oda E2, nii et must oda B7 seisab siin väga valesti. ED ja ED. Ja must hoiab seda oda seal hästi kehva, hoiabki kinni. Kui must oda tahab C8 kaudu mängu tulla, siis nõrgenevad siin väljad, nagu C6. No, must käis ratsu D7, ratsu D4. Mustal läheb hirmus kitsaks, mustal ei ole oma laagris siin suurt midagi teha. Et see kõik siin valge loomulikult ei vaheta siin mitte midagi, et must peaks siin püüdma vahetada, et võib-olla mingisugused ratsu E4 või mingite selliste käikudega, üritada vähemalt üks paar vigureid välja vahetada, et see oleks olnud siin mustale selline loogiline käik, mida käiakse. No mis meil siin arvutis pakub siin selle peale vastuseks oda E1, et ilmselt löömise peale oda C3-l. Oda muutub siin väga tugevaks. No järelikult must seda kohe lööma ei hakka, et must peab siin üritama midagi muud teha. Aga paistab, et valge oda siin C3-le tuleb ikkagi varem või hiljem ja siis musta olukord muutub ikkagi kehvaks. Niisiis, must käis A6, see midagi siin ei anna, oda C8, valge ja käiguga oda D3, valge võttis mustalt seda ratsu E4 võttis ära. No võib-olla siin ähvardab mingi oda lööb G6, ratsu E6 ka, aga esialgu põhiline see, et must ei saa ratsu E4 vahetada vigureid. Nii, oda C8, H3, võetakse G4-lt väli ära, kuhu must vigur oleks võinud tulla, oda või ratsu. Nii, mustal on hirmus kitsas, tal ei ole mitte midagi teha. H5, sellised käigud ka, varem või hiljem see ettur muutub siin nõrgaks.
et hoiab siin valgetel G2, G4 esialgu tagasi, aga siin paar käiku hiljem selgub, et see ettur on lihtsalt nõrk. Nii, F5, C5, jah, must, jah. Rohkem ei kannatanud välja, et kaua see siin ikka omas laagris 2-3 rea peal noppe liigutad, tahaks midagigi teha, aga see on loomulikult siin valgele kasuks. Et musta ätturid siin liputiival nõrgenevad ikka kõvasti ja väli D5 ka valgetele viguritele. Valge käis kohe ratsu D5, siin on kindlasti palju teisi käike vankritega ükskõik kuhu. A1-lt C1-le, D1-le, E1-le, kõik käigud on head. Ratsu D5 on ka kindlasti hea käik. Selle peale must oleks pidanud ilmselt võtma. Ja nüüd siis valge võtab mustalt H5 etturi ära, nüüd must enam seda kaitsta ei jõua. Et musta ainukene võimalus siin oleks siis olnud veel üks paar vigureid välja vahetada, aga kokkuvõttes ikkagi lõpp on kurb, valgel on enam ettur, valgel on C-liinil väli C6, kuhu vanker saab sisse ronida. Musta kuninga seis on ikkagi väga, väga kahtlane, et valge võib siin üritada F4, F5, vanker F4, vanker H4, niimoodi siin matti panna. Et jah, musta olukord on väga kurb. Valge selge võidu seis, et siukse seisu võib siin vabalt alla anda ka. Partiis lõppes asi siukese elementaarse veaga ja must andis alla, sest et lipp läheb kaduma, et kui ta lippu ära ei anna, siis valge võtab ratsu F6 ja lipp H5 tuli ja on matt. Niisiis favoriidid siin said mustadega või oma vastastega ilusti hakkama, aga vaatame nüüd, mis tegid. Ja siin on veel üks partii, siuke õpetlik partii valgetega Liina Tõnsoo, mustadega Tarvo Seeman, vana India. Et jah, siin odaga võib taganeda E3-le, võib taganeda D2-le, võib taganeda C1-le, võib taganeda H4-le. Aga siin valgetega peaks ilmselt mingisuguse teistsuguse plaani küll välja mõtlema. Vaatame, mida siin tehtud on. D4, D5 paistab siin natuke loogilisem. Nii Aleksandrov, Žigalko. Põhovski, Grishuk, valge on D4, D5 ja pärast ratsuga D2-le taganenud. See tundub natuke loogilisem, jah. Sest et nüüd must lööb siia DE. Ja ma ei tea. Valgetega kuidas viisi siin mehed mängivad. Ratsu H2, ratsu E1, mingid sellised käigud on siin tehtud. Et igal juhul siin valgetega peab täpseid korralikke käike tegema. Näiteks siia ideega oda G4, valgeveljalised odad välja vahetada. Ja nii, siin on Aleksandrov Seeman, isegi partii. Niimoodi. Liina Tõnsoo oleks võinud seda siis, kas oleks võinud ette valmistada? Ei, tal vist ei olnud aega.
arvatavasti enne esimest vooru väga palju aega ei olnud. Aga niimoodi siis on Aleksei Aleksandrov on Tarvo Seemanit kunagi võitnud. Nüüd hakkavad siin musta laagris siin valged väljad hirmsasti vilistama. Andis etturi ära, aga noh, selline seis on musta jaoks siin kaunikesti kurb. Vankriga ei saa D7-le võtta, sest valge vastab kas oda G6, jah, oda G6 näiteks. Ja võidab kvaliteedi. Ja nüüd valge ettur D7 peaks selle partii saatuse siin ära otsustama. Ja nii läkski. Et niimoodi mängiti aastal 2014 Viljandis. No ilmselt Tarvo Seeman on seda varianti natukene ilmselt uurinud ja leidnud endale seal kusagil tugevduse, et käik vipp C2, see tegelikult ei kõlba mitte kuskile. Et mööda D-liini siin valget mitte midagi ei saavuta, mööda D-liini siin valgetel sisse tulla ei õnnestu. Must ratsu tuleb siin E6-le ja nüüd ta siis tuleb ka D4-le. Et valge andis oma mustaväljalise oda ära ja siis nüüd must kasutab seda. Et valgel siin lüüa vist ei ole eriti võimalik, et ükskõik kuhu see ratsu läheb. Ma ei tea, ütleme A4-le. Mustal on võimalik siit niimoodi kvaliteet korjata. Et lüüa hea ei ole, valge käis lipp B2, oda G4, vankri D8. Vabale liinile must topeldab oma vankrid ära. Valge C-ettur hakkab lausa ette jääma. No siukses olukorras tegelikult valge peaks tegema mingisuguse siukse käigu nagu ratsu D5 või midagi sellist. Ei, tegelikult must oda pääseb minema. Ma mõtlesin, et must lööb, valge lööb ja must jääb oma odast ilma, aga must oda pääseb ju G4-le minema, et see käik ei kõlba. Nii. Ja nüüd lõpuks must veel teeb siukse asja ka, et G4 lükkab siin valge ratsu veel ka H4 auti ja mustaväljaline oda, mis toetab siin pika diagonaali, toetab hästi oma vigureid, ähvardab nüüd tegelikult muutuda hästi aktiivseks, tulla H6-le. Et valge tegelikult siin vist kaitset väga ei olegi, valge kaotab siin igal juhul materjali, et vankritega siin ta kusagil eest ära minna ei olnud. Ja must siin loomulikult suurima hea meelega vahetab kiirelt nuppe, kõige kiirem tee võidule ja valge lõpetas vastupanu. Sest et löömise peale on vankr C8 ja pärast vankr C1 tuleb valgele matt. Et Tarvo Seemani poolt väga hästi mängitud partii, et kui keegi õpetab siin vana Indiat, et siis on sellise partii vaatamine väga õpetlik, et siit on palju tähtsaid, kuigi lihtsaid asju, aga ikkagi tähtsaid asju, mismoodi vana Indiat peaks mängima. Et vana India ei ole sugugi lihtne avang, et Petrosjan kusjuures olevat seda valgetega õppinud nii hästi mängima, et sai tohutul hulgal punkte. Et Petrosjan jaoks oli
Vana-India valgetega täielik leivanumber. Aga mõni mees mustadega, alates Kasparovist ja siin teistest on mustadega väga palju. Smirin kirjutas hiljuti raamatu Vana-India kaitsest, kus oli ta enda partiid toodud. Et seda võib kindlasti uurida ja Viarel Pologan on kirjutanud Vana-Indiast raamatu, kuidas viisi tema mängis seda. Et on Vana-India mängijaid kuulsaid, on päris palju siin veel. Võiks nimetada Edward Kuffeld, kes on väga palju ilusaid võite saanud, efektseid. Siis Miguel Naidorf. Fischer mängis ka Vana-Indiat. Et mängijaid on palju ja kes oskab, see saab ilusaid punkte. Siis siin Tarvo Seeman sai ilusa võidu. Nii, ja täna on juba päris pikalt vaadatud. Näitan veel ühe efektse triki, mis oleks võinud juhtuda siin partiis. Valgetega Karl-Erik Olde ja mustadega Ilja Haitin. Ka Vana-India, oda G2-ga. Must ründab siin D4 jätturit. Ja niimoodi siis istutab oma ratsu D4-le. Et tundub, et mustal on kõik hästi, aga tegelikult ega valgel ka halvasti ei ole. Valge mängib siin ka täiesti edukalt. Et valged vigurid on ka head ja et esialgu siin mustale veel mingit suurt edu siin ei ole võimalik kirjutada. Et partii läks siis niiviisi. Musta ratsu ilusti D4 tsentris ja rippuvad etturid siin E5, F5. Et mõnes mõttes on tugevad, aga teises mõttes selle võivad nõrgaks jääda. Okei. Nii, valge vahetab selle D4 ratsu, vahetab välja oma ratsu vastu. Et ratsu E4 käik, no ma ei tea, kas see oli kõige parem, võib-olla ei olnud kõige parem. Sest et nüüd et kui must oleks löönud niiviisi, oda D4, kas siin ei saa käia vanker D8? Mis toimub? Valge saab võtta lihtsalt valge käib lihtsalt lipp G5 käib. Lipp G5, siuke käik on olemas. H6, lipp G6. Ja mis siis nüüd? Partii võib lõppeda niimoodi viigiga. Et valge vanker D4-lt on seotud, aga must kuningas ei pääse siin tulede eest ja võib niimoodi viiki minna. Okei, Haitin nähtavasti seda viiki sugugi ei tahtnud, et reitingu ja klassi poolest peaks nagu tugevam olema, aga siin selles partiis praegu Karl-Erik Olde seis on väga hea, et siin nuriseda millegi väga ei ole. Tahaks loomulikult võtta etturiga, aga tundub, et see ei lähe läbi. No mis siis toimub? Kas E3 saab käia? E3 peale lipp A5, selline vastus. Ja mis siis nüüd toimub? Mustal on lootus siin niimoodi matt saada või? Ja lippu ka ei õnnestu ära anda.
sest et valge võtab siin vankriga tulega ära ja mustad etturid siin ei jõua mitte kuskile. Ahaa, siukene huvitav käik nagu lipp A5, kui seda sellist võimalust ei oleks olnud, siis musta seis tõenäoliselt oleks täiesti hea, isegi võiduseis, aga mis nüüd, E2 äkki oli veel käik. Annetame selle jumal. Vankr on ees, ei saa kahjuks kuningaga võtta. Kuigi tahaks kuningaga võtta. Ja vankriga löömise peale võetakse tulega see ettur ära. Nii ja võetakse E2 ettur ära. Nii et ei lähe see. Et kui must selle peale alguses lootis ja selle peale variantides läks, siis järsku lipp A5. Selline käik siin on mustale üsna kurb üllatus. Aga mis nüüd partiis juhtus? Partiis oli nüüd käik lipp G6 ja selle peale on valgetel üks täiesti fantastiline käik, mille peale ütleme niimoodi, et tõepoolest elu sees ei tuleks siuke käik nagu lipp lööb E5. Et huvitaval kombel odaga lippu võtmine on kohe matt ühe käiguga ja see lipp siin E5-l huvitaval kombel kaitseb ära ka G3 etturi, mis on ka oluline. Ja must ei saa näiteks odaga võtta H6-le, sest et lipp E8 tuld tuleb siit matt. Et selline täiesti fantastiline võimalus oli, et mustal parim käik on lipp lööb H6 ja selle peale valge saab siin viguri tagasi ja enam etturiga vankri lõppmäng. No seda on võimalik võita küll, et ei ole suugi lootusetu ettevõtmine. Et valge kindlasti üritab seda. Et musta etturid on siin sellised liputiival sellised nõrgad, et kukuvad üksteise järel, kui must neid ei kaitse. Kui kaitseb, siis muutuvad vigurid passiivseks, et musta ainuke lootus on siin E-ettur. Et kuningaga appi tulla ja siis vankri ja E-etturiga siin vastu mängu luua. Et võib-olla õnnestub viik saada, aga ikkagi valged on enam ettur ja šansid võita. Et selline fantastiline pommkäik. Et arvuti näitab siukesed asjad ära. Partii ajal kahjuks siukse idee peale ei tule. Nii et partiis lõppes asi. Ja siin oli valge targem kuningaga E2-le käia, et ei oleks T3-lt vankriga tuld ja siin nüüd hakata siin tasapisi ettureid niimoodi edasi liigutama, et vankri F6 siin tekib ähvardus. Kuningas E3 andis siin mustale rohkem võimalusi. Siin oleks E5 saanud ära võtta, aga seis on viik, et mustal kõige targem käik kuningast C7. Et kui ta võtab kohe H3 ära, siis pärast vanker A5 valgel on liputiival kaks seotud vaba etturit võivad tulla, et 3-1 vastu on võimalik see siin hakata võidu peal mängima, aga niimoodi praegu. Must seda võimalust ei anna, et vahetab siin kuningatiiva etturid ära ja 3-2 vastu peaks olema üsna kerge viik liputiival hoida. Okei. Partiis
läks niimoodi, siin juba hetkeks tundub, et must hakkab siin üritama, aga siiski, see on siiski liialdus, et musta siiski siin ei ole väga võimalusi võidu peale mängida, nii et alge siin hoiab ilma probleemideta seisu tasakaalus ja tehti siin niimoodi käike korrates tehti viik. Et selline väga efektne pommkäik. Nii, ja sellega täna siis lõpetaks ja lõpetab ikkagi Raadio Kohila. Paneme siit ühe loo mängima. Olen vannitoas. Ai, seda ma küll ei lase teile. Avan hommikumantli heidan pilgu peilisse. Ma näen seal sind. Äratab üles. Raadio Kohilast ära virutatud mõningased failid. Olab Üllar Jörberg. Et kes soovib seda Raadio Kohila saadet kuulata, see on siukene hea huumori saade, et 5. mail Raadio 2 õhtul, nimetan kusagil 10 või umbes midagi sellist. Otsige saatekavast. Saate, ma ütleks, päris huvitavaid emotsioone. Noored kuulajad ilmselt ei tea, et kunagi 80-ndatel 35 aastat tagasi oli selline film nagu Emmanuel ja seda siis näidati Soome televisioonist ja teda vaatasid kõik, kes vähegi teadsid või natukenegi huvi tundsid. Sellel filmil oli ka mitu järge, peaosas Silvia Kristel, nii et jah, vanasti oli suur hitt ja see on siis selle filmi tunnus muusika. Jah, meil muidugi armastus eelkõige malemängu vastu, et meil siin teisi armastuse liike